Mida sa tahaksid, et see luulekogu lugeja sees teeks? Võib-olla annaks lugejale seda, mida tal hetkel kõige rohkem vaja on. Kellel rahu, kellel lootust, kellel veel midagi kolmandat. Selles teoses kordub tihti sõnapaar siin ja praegu. Mulle tundub, et kirjanik kipub pidevalt nagu kõrvalt vaatama sündmust või tunnet sõnastama, aga ära sõnastatud moment, see on juba ju justkui möödunud. Kui heaks hetkes valijaks sa ennast pead? Ma ei oska kellegiga võrrelda, aga võib-olla see siin ja praegu kordumine selles viimases kogus on sellepärast, et paljude tekstide algus on teistes ajastutes või teistes kontekstides ja see on nagu iseenda tagasitoomine sellesse hetke praegu ja selle meelde tuletamine. Aga see on vist natuke ikka selline lihas ka, et nõuab iga päev ka endale ütlemist, et tulen nüüd tagasi siia hetke ja vaatan, mis siin ümber on ja tunnetan ja kuulan. Jah, see on suuresti ka harjutamise asi. Nendes palvetes ma märkasin, on palju soove. Leekide metsikust, muutusi, suhteid, kosutust, armu. Aga kust sa siis kinni hoiad, kui on see tunne, et isegi ei taha enam midagi? Siis on vaba langemine ja siis ma usaldan end kõrgema jõu kätte. Üks tore rida. Lase minulgi mäletada, et mäng on ellujäämise alus. Mis sa arvad, miks me seda mängimist kipume ikkagi ikka ja jälle ära unustama? Võib-olla on seal mingi väike süütunne, et meid on kasvatatud Vargamäe vaimus ja me natuke tunneme, et kui me liiga lõbusalt mängime, et siis me oleme nagu kellelegi midagi võlgu, aga see ei ole nii. Näiteks Fred Jüssi või siis Jaan Aru on ju ka kutsunud meid üles niiviisi lihtsalt olema ja logelema ja lihtsalt naudisklema. Kui hea sa oled selles ilma, et sa peaksid kellegagi võrdlema, aga kas sa oled ajas paremaks saanud, mitte midagi tegemises näiteks? Ma olen enda meelest alati selles üsna hea olnud ja mul on hea meel, et sa ütled logelema, sest see on palju parem sõna minu meelest kui molutamine või mõned teised, aga logelemine, see juba kõlab nii ilusti, et seda tasub täiesti viljelda. Aga millised suhted sul on mitte luuletamisega? Ma olen kuulnud, et vahel see võib päris keeruliseks osutuda, kui sa oled seda terve elu teinud, et hetki kuidagi ritta sättinud ja ära sõnastanud ja sedasi. Ja siis mõtled, et ma nüüd sellest vahepeal võtaks pausi, aga kas enam oskangi? Ma ei võta seda kuigi tõsiselt. Ma olen püüdnud mõnikord mõnele noorele inimesele ka seletada, et kui kogu aeg on olnud harjumus kirjutada ja siis läheb kuu, teine, pool aastat, aasta ja sa ei kirjuta ühtegi rida, et siis mõnikord tekib selline vaikne paanika, et kas minuga on midagi lahti, kas see on see writer's block. See ei ole üldse tähtis.
tähendab, inimene ei pea kirjutama. On mitmeid asju, mida inimene peab tegema, aga kirjutama ei pea. Ja kui luuletused tulevad sinu juurde, see on tore, tervita neid rõõmuga. Aga kui ei tule, siis nad on kuskil mujal parajasti tegevuses. Võib-olla külas kellelgi teisel ja rõõmusta selle üle. Ma jäin mõtlema ka selle üle, et selle teose pealkirja üks osa on Maast leitud. Ja see kõlab natukene niimoodi, et mõni inimene kohe lihtsalt nagu komistab nende luuletuste otsa, et nad on siin maas ja minu vaev on lihtsalt üles võtta. Kas on selleks mingit teistmoodi pilku siis tarvis, et neid näha seal maas? Et mõni võtab üles ja mõni läheb lihtsalt edasi? No aga nii ongi ju. Mul on isegi üks ammune luuletus, kuidas kõndisin mererannas ja korjasin üles ühte ja teist. Kodus kallasin koti tühjaks. Vist oli 9 kivi ja 1 linnusitane luuletus. Sa mainisid noori, mul on selle üle hea meel, sellepärast et mõtisklesin ka selles suunas, kui palju sa oled noortele kirjutamise osas nõu andnud, sealhulgas mulle. Ja ma väga imetlen seda selles mõttes, et see tundub mulle nii suur vastutus. Just selles mõttes, et ära näha näiteks mingisuguses noore inimese tekstis mingi alge, mis seal võib-olla justkui juba on, aga päriselt tuleb välja alles siis, kui ta nüüd, ma ei tea, 7 aastat veel vaeva näeb. Ma alati tunnen kimbatust, kui keegi küsib minu käest, et mis ma arvan või et kas mul tasub edasi pusida, sest et mõtle, kui ta on tegelikult hoopis hea vilepillide voolimises. Ja nüüd mina ütlen, et jaa, pusi, ja ta võiks selle aja peale saada üliheaks vilepilli voolijaks ja nüüd paneb oma selle aja sinna. Ja see on kõik minu süü nüüd. See kuidagi, siis peab olema justkui nagu selgelt nägija, et näha kuidagi ära, et see inimene, et tal tasub edasi kirjutada. Jaa, aga inimene teeb ju seda, millest tal rõõmu on või võiks seda teha. Ja ükski aeg ei ole raisatud. Nii et kui eesmärk on saada kindlasti väga heaks, siis on see teine asi. Aga kui elada oma elu rõõmuga, siis ei ole vahet, mida sa teed. Aga mõnikord on nii, et inimene ise ei näe oma ilu või suurust või saladust. Ja seda on kõrvalt palju lihtsam näha ja sellele tähelepanu juhtida. Sest inimene iseenda jaoks on nii, nagu ta on tavaline. Aga kõrvalt paistab välja midagi erakordset, midagi haruldast. Ja kui sa osutad teisele inimesele, et seda omadust hoia endas, sellele pööra tähelepanu, siis on teisel inimesel ka nagu kindlam tunne, sest mingil ajal on igaüks kuidagi ekslev. Aga kõrvalpilk on alati hästi hea. Jah, sa ütlesid, et kui eesmärk on saada väga heaks, et siis on teine asi. Sageli ju noored inimesed pöörduvadki sellise ambitsiooniga, et vaadake seda, kas ma võiksin avaldada. Tihtipeale see on kuidagi selline mingi tõukejõud, et miks üldse küsitakse. Jah, seda on ka. Ma olen ka kohanud inimesi, kes tulevad ja küsivad otsesõnu, kuidas saada kuulsaks.
kuidas siis? mina ei tea. aga see oli minu jaoks üllatav küsimus, sest küsijal paistis olevat väga kiire. Et kohe peaks see kuulsus tabama. aga ühesõnaga, mis on valem? Ahah. nii et inimestel on väga huvitavaid küsimusi. Aga muidugi au sellele inimesele, et ta sellist valehäbi ei tundnud, et jah, tunduski, et sina oled saavutanud selle ja miks mitte küsida? no ma olin vist 18 või ei olnud niigi palju, aga Okei. Vahva. Nendest soovidest ja palvetest veel natuke. Oletame, et sa saaksid ainult ühte loomuomadust juurde paluda või vähemaks. Mis see oleks? juba see on hea küsimus, kas juurde või vähemaks. võib-olla suuremeelsust või heldust, need on kõik nagu üks asi. Inimarmastust, midagi sellist tahaks, et oleks rohkem. Keegi on öelnud, et luulekogu pealkiri võiks olla selle teose kõige lühem tekst. Selles mõttes, et niimoodi mõjuda. Millised on sinu teekonnad olnud pealkirjadeni jõudmisel? Erinevad. Aga enamasti, kui mul on pealkiri olemas, siis ma tean, milline raamat on minus kogunemas või kasvamas. Et pealkiri annab nagu selle võtme kätte. Aga kuidas selle teosega oli? Samamoodi. Jah. Kui ma pealkirja juba teadsin, siis ma teadsin, et edasi on ainult viimistlemine. Kõigel on hääl. Kõik kõneleb, laulab ja kuulab. Pole piisk sa ookeanis, oled ookean piisas. Nii nagu tunne tuksub, nii nagu mõte voolab. Praegu ja igavesti. Kõik käib kõigega kaasas.